ERR-is on selline artikkel, mis kannab väga informatiivset pealkirja muuseas. Eesti välispoliitika juhid ei usu Venemaa erilist kättemaksu tema varade võõrandamisel. No, mis on iseenesest nagu hea lause, eks ole, et välispoliitika juhid, oota, kes see need välispoliitika juhid on? Seal oli Välisministeeriumi kantsler Jonathan Vseviov, kes on enne olnud ka Kaitseministeeriumi kantsler ja Eesti Vabariigi suursaadik Ameerika Ühendriikide juures ja ameeriklastega väga tihedalt seotud ilmselgelt. Seal oli Indrek Kannik, kes on olnud eelnevalt, kes on olnud Kaitseministeeriumi kantsler, eks vist, nüüd ta on selle Kaitseuuringute Keskuse juhataja, mis on Välisluureametiga väga tihedalt seotud, riiklike struktuuridega kindlasti mitte mingisugune iseseisev ja sõltumatu uuringute teostamise akadeemiline asutus, vastupidi, selgelt selline koht, kuhu ma ei tea, mis on luurajatest ja süvariigi tegelastest nagu läbi kasvanud, kui ilmselt osad nendest pannakse, et neil oleks nagu töökoht ja palk, mis jookseks, et nad saaksid oma töid teha. Ma arvan, ma fakti ei tea, aga see on minu selline mulje asjast. Ja siis oli Välisluureameti juhataja Kaupo Rosin, eks Eesti vaste CIA-le. Ja need inimesed, siis oli Kristi Raik, kes on seal Välispoliitika instituudis mingisugune juhtiv asjapulka, ma ei mäleta, kas ta täpselt seal on. Ja siis oli Erki Kodar, kes on Kaitseministeeriumi Välisministeeriumi asekantsler, kes on siis koordineerinud selle eelnõu väljatöötamist. Nii, 5 kõrget tippametnikku käisid siis rääkimas, mida peaks sellest asjast arvama. Ja vaadake nüüd uudise pealkirja, Eesti välispoliitika juhid. Minul tekkis ka küsimus, mis hetkest need ametnikud siis nagu välispoliitika juhid on? Et ametnik on tegelikult poliitika elluviija. Tema ei juhi minul teada mitte midagi peale ministeeriumis oma osakonna ja oma alluvate, mitte poliitiliste protsesside juht ta ei ole. Täitja. Teoreetiliselt peaks olema Riigikogu see, kus langetatakse olulised välispoliitilised otsused. Eks? Kaasa arvatud see sama eelnõu, eks? Aga selles uudiseski siin Riigikogu liikmete ja nende seisukohtadest pole midagi juttu, millest mul on ükskõik antud juhul, et ma ei räägi sellest, et ma tahaks, et minu seisukohad oleks kajastada, mitte seda. Aga lihtsalt vaadake, kuidas käivad. Tegelikult ongi ju ausalt öeldes tõde välja öeldud, et need inimesed ongi nagu päriselt need, kes on pigem juhi positsioonis kui Riigikogu liikmed. Riigikogu liikmetest sõltub mitte midagi sellistes küsimustes. Nemad ainult vormistavad ette langetatud otsuseid, mida siis need kõrged bürokraadid, ametnikud, süvariiklased ellu viivad vastavalt ette antud juhistele. Aga nendel meestel on ilmselgelt tegelikult, vaadates seda, kuidas asjad päriselt käivad, palju rohkem võimu kui Riigikogu liikmetel. Palju rohkem võimu. Aga miks ma sellele uudisele viitasin, siin lõpus on see avaliku istungi videosalvestus ka välja toodud, et saate siit selle kätte ja saate vaadata. Aga ma panen mängima mõned väljavõtted, mõned klipid sellelt istungilt, et tuua esile, et mis seisukohti ma selle ise väljendasin, ma ei hakka nagu ümber jutustama neid asju. Need on klipid, need on väljavõtted, ma ei ole pannud sisse kõiki vastuseid, mis esitati ja osades kohtades olen pannud vastuda mitte tervet vastust, selle nagu pikalt räägiti, et mul oleks see nagu kole pikaks ja ma julgustangi teid nagu vaatama seda tervikut, et ma ei taha kuidagi moonutada, mitte kuidagi pidi seda, mis seal toimus. Sellist taotlust pole olnud ja ma arvan, nende klippidega ei saa ka öelda, et midagi oleks moonutatud. Aga lihtsalt mõningad momendid, mis näitavad seda üldist nagu tonaalsust ja mõelge kõige selle taustal selle peale. Kas tegutsetakse reaalselt Eesti rahva parimates huvides selliseid plaane ellu viies või tegutsetakse reaalselt kellegi teise huvides, kellegi teise parimates huvides. Kas need plaanid teenivad Eesti rahva heaolu ja julgeolekut või teenivad need kellegi teise poliitilisi ambitsioone? Aga palun, siin on minu poolt tehtud 6 klippi ja ma seadistasin nii, et üks peaks teisele üle minema, loodame, et see süsteem toimib ka. Aitäh, on sõna soove. Härra Vooglaid, palun. Ja, suur tänu. 2 küsimust selle asja kohta. Esiteks, minu enda tunnetus neis asjus ja ma tunnistan, et ma ei ole valdkonna ekspert ja ma mõtlesingi küsida, kuidas teie tunnetus on, seisneb selles, et on ohtlik, kui Eesti tegutseb siin nii-öelda kõige innukama ja esimesena selle asemel, et tegutseda koos Euroopa Liidu liikmesriikidega ühtse programmi alusel või vähemalt mitte minna esimesena, las lähevad ees mõned suuremad ja tugevamad riigid, nagu näiteks Saksamaa või Prantsusmaa või miks mitte ka Ühendkuningriigid, kuigi tegu ei ole Euroopa Liidu liikmesriigiga. Riigid, mis ei ole ka otseselt Venemaa piiri ääres. Mulle tundub, et kui me läheme esimesena kõige innukamana, siis on
üsnagi prognoositav, et ka see vastureaktsioon tuleb selle pihta, kes esimesena siis nende vastu nagu läheb ja seda vara hakkab ära võtma. Ja ma mõtlesingi küsida teie käest, et kas teie tunnetus langeb minu omaga kokku, et siin on teatav oht Eesti jaoks selle vastureaktsiooni näol, või te pigem ütleksite, et te ei näe seda probleemi ja kui nii, siis miks? Ja teine küsimus on natuke spetsiifilisem, mis seondub esimesega, on siis see, et oskate te öelda või kas keegi teine siin täna viibijatest oskab öelda, et kui palju on siis Eesti Vabariigil vara Vene Föderatsioonis ja palju on Eesti Vabariigi kodanikel vara Vene Föderatsioonis, mis võimaldaks siis natukene ka hoomata seda, et kui valus see vastureaktsioon võib siis olla, pidades silmas, et vastureaktsioonina suure tõenäosusega hakatakse ka seda vara ära võtma. Aitäh! Suur tänu küsimuse eest. Esimese küsimuse osas vastaks niimoodi, et Venemaa suures pildis on, nagu ma ütlesin, valinud ikkagi vastandumise kogu läänega. Siin ei ole eristatav mingisugune eraldi Balti riikide poolne või suunaline tegevus. Meie oleme vaenulik riik nii või naa. Ka täna tuli näiteks Kaitsepolitseiameti pressiteatest välja, kuidas Venemaa juba peab hübriidsõda meie vastu. Nii et selles mõttes ma ei näe, et see mõjutaks olukorda mingis suunas. Et selgelt me oleme vastased ja Venemaa silmis me vastaseks jääme. Vahet ei ole, kas me siis käitume siin nende vaatest paremini või halvemini. Ja teise küsimuse osas mina ei oska tõesti vastata sellele küsimuse, palju on Eesti kodanike vara või muud vara Venemaal. Aitäh. Kas Välisministeerium oskab äkki aidata sellega? Härra Kotar, palun. Seda, kui palju vara on Venemaal ja Eesti kodanikel või Eesti ettevõtetel, siis sellist statistikat ei ole. Et seda pole ka avalikustanud Venemaa, kes peaks sellist statistikat tegelikult siis ka koguma, et paljudel on erinevate välisriikide ettevõtete isikute varasid seal, aga seda ei ole tehtud. Et kõik see, mis saab öelda, on seetõttu spekulatiivne. Aitäh, härra Vooglaid, palun. Suur tänu. No te ütlesite, et Ukraina huvid on olulised, kahtlemata on, aga võib-olla see on natuke ketserlik mõte nüüd, aga mulle tundub, et meie jaoks Eesti huvid on veel olulisemad. Ja selles mõttes ma ikkagi Eesti huvidest lähtuvalt küsin natuke nüüd lisa sellele, mis ma eelnevalt küsisin, et nagu ma eelnevalt selgitasin, minu arvates, minu enda parima arusaamise kohaselt oleks baaspositsioon, millest oleks lähtuda, kui seda pidada poliitiliselt mõistlikuks, et EL tegutseks siin ühtselt. See on niivõrd tõsine küsimus, et kui üldse kuskil ühtne tegutsemine võiks olla, siis just seal, kus sellega kaasnevad ka tõsised ohud, eks kogu aeg meile räägitakse, et Euroopa Liit peab olema ühtne, tegutsema ühtselt. No nüüd oleks minu meelest see koht, kus siis tuleks nõuda, et no tegutseme siis ühtselt. Mitte nii, et väike Eesti lükatakse tanki põhimõtteliselt ja teised ütlevad, no minge, et vaatame, et me võib-olla tuleme siis järgi, kui teil hästi läheb, eks. Teine asi, kui seda ühtsust ei ole, siis nagu ma ütlesin, võiksid siis suuremad ees minna, võtta ise selle vastutuse, et nemad on ka paremas positsioonis enda huvide kaitsmiseks. Aga kui ka nemad seda ei tee, siis ma nüüd jõuan oma küsimuseni, siis kas on mingisugused garantiisid vähemalt, et ei juhtu sedasi, et öeldakse, et kuulge teie Eesti, et teie olete selline tubli uljas ja innukas poiss, et minge teie ees, et noh, me vast tuleme siis pärastpoole järgiks. Aga ühel hetkel vaatame üle õla ja ilmneb, et tegelikult nagu ei tulegi keegi järgi, et natukene läks nagu pahasti, öeldakse, et jah, et noh, väga vabandame, et näete, et me ei saanud ikka sisepoliitiliselt siin konsensust ja nii edasi. Ja no siis oleks küll minu meelest selline olukord, mida ei saaks nagu mitte kuidagi pidada nagu Eesti huvidega kooskõlas olevaks. No seda enam, et nagu härra Terras ütles õigesti ja selles osas ju vaidlus puudub, et Eestis on need varade maht nii väike, et sellest polegi mitte mingit kasu, kui siin see ära teha. Välja arvatud selles mõttes, eks ole, et anda siis nagu nii-öelda head eeskuju, et teised tuleksid järgi. Aga ikkagi toob nüüd tagasi selle küsimuse juurde, et kas siis on mingisugused garantiid, ma ei tea, kahepoolsete läbirääkimistega erinevate riikidega, kui mitte Euroopa Liiduga, et siis tõepoolest ei juhtu nii, nagu ma juba kirjeldasin. Aitäh. See vist oli küsimus rohkem Välisministeeriumile, ma eeldan. Ja ma võtan selle vastata, ehk siis kolleegid täiendavad loomulikult nii selle eelnõu väljatöötamisel kui oma tegevuses igapäevaselt lähtume ainult ja eranditult Eesti huvidest ja ainult Eesti huvidest. Ja agressiooni täieulatuslik läbikukkumine on absoluutselt Eesti huvides 100%. Ja seetõttu oleme töötanud välja selle eelnõu ja seetõttu me tegutseme ka selle sõja kontekstis sedavõrd sihikindlalt, nagu me seda teeme, ei kellegi teise ikka ainult Eesti huvidest lähtuvalt. See on esiteks loomulikult nõnda.
Teiseks, Euroopa Liidu ühtsus tekibki lõpuks siis, kui riigid on oma seisukohad välja töötanud ja nende seisukohtade üle peetakse debatti ja lõpuks tullakse siis kuhugi kompromissi juurde kokku. Ega Eesti ei kujunda siin täna Euroopa Liidu poliitikat, me püüame aru saada, mis on meie eesmärgid ja poliitilises mõttes oleme oma eesmärgid sõnastanud. Poliitilises mõttes meie eesmärk on absoluutselt Euroopa Liidu ühine positsioon, et külmutatud varad tuleb võtta kasutusele, me oleme selle välja öelnud. Ja ütleme selle välja veel ja ütlesime selle välja ka siis, kui need esimesed otsused Euroopa Liidu tasandil on tehtud, paljuski ka Eesti eestvedamisel. See, millega me siin täna tegeleme, on Eesti õigusruumi arendamine ja selle osas ei saame seda kuhugi mujale delegeerida, see on meie asi läbi vaielda ja arutada, et kas meie õigusruumis on vaja luua selline võimalus agressioonile reageerimiseks. Või mitte, me leiame, et poliitiliselt on teda vaja ja teda poliitiliselt on vaja, ma panen selles välisministeeriumi vaatenurgast just seetõttu, et anda ka meie rahvusvahelisele tegevusele jõud. Kas teda on tarvis sisepoliitiliselt, seda on mul ametnikuna võimatu hinnata, aga ma siis viitan siin valitsuse ühesele seisukohale, kes selle eelnõu teile saatis, järelikult valitsuse seisukohalt on tarvis sellist seisukohta poliitikaks raamida ja Eesti õigusruumi vastavalt arendada. Ja on ka teisi mõttekodasid, mis selle teemaga tegelevad, nii et Eesti selles mõttes kindlasti ei ole üksi, Eesti saab olla üks teenäitajatest, aga me juba näeme, et teised Euroopa riigid, lääneriigid tulevad järgi ja nad tahavad tulla järgi, nad tahavad leida need lahendused. Nad tegelevad sellega kogu aeg. Aitäh! Kas kellelgi on küsimusi? Härra Vooglaid, palun. Minu meelest selles ju probleem ongi, et ei tule ju järgi, et kus need faktid on, millistes parlamentides on menetluses vastavasisuline eelnõu. Nimetage mulle palun need parlamendid Euroopa riikides, kus parasjagu praegu sellist eelnõud menetletaks, mis samasuguse korra enam-vähem sisse seaks. Seda esiteks. Ja lihtsalt üldise märkuse kohta, üldise märkusena ütleks, et te ütlesite ilmselt meie poole nagu seda torget tehes, et pea põõsasse pistmine ei aita meid praeguse olukorras. No me ei ole rääkinud pea põõsasse pistmisest, aga pea ahju mitte pistmine võib küll aidata. Et see on küll selline nagu üsna lihtne rahvatarkus, et mina küll ei saa aru, kus see eeldus võetakse, et sellest, millised saavad olema Venemaa-poolsed vastureaktsioonid, see ei sõltu üldse. Seda härra Rosin mainis enam-vähem ühes või teises sõnastuses, teie mainisite, vist härra Vseviov mainis, see ei sõltu sellest, kuidas meie ise käitume. Kus see eeldus tuleb? Ma ei tea, minu meelest rahvusvaheliste suhete üks põhiprintsiipe on see, et tegutsetakse vastastikus alusel. Jah, kui te teete meile, teeme meie teile. Saadate meie saadiku välja, saadame meie teie saadiku välja. Saadate meie diplomaadid välja, saadame teie diplomaadid välja. Hakkate meie kodanike vara ära võtma, hakkame teie kodanike vara ära võtma. Ja kusjuures vastureaktsioon ei ole kunagi tingimata proportsionaalne. Ta võib olla ka selgelt ebaproportsionaalne. Ja kui neid riske nagu lihtsalt niimoodi pisendada ja üldse või eitada, et ei, sellest küll midagi ei sõltu, mida meie siin teeme, et siis minu meelest see ei ole vastutustundlik käitumine, see ei ole vastutustundlik positsioon. Aga küsimus konkreetselt on küll see, et aga nimetage siis palun konkreetselt need Euroopa riikide parlamendid, kus vastavasisulised eelnõud on praegu menetluses, kui te ütlete, et nad tulevad meile juba järgi. Aitäh! Tänan küsimuse eest. Ma kõigepealt kordaksin seda üldisemat argumenti. Me teame, mis on Venemaa suuremad eesmärgid, Euroopa julgeoleku arhitektuuri muutumine. Me teame, kui ohtlik on Eesti jaoks see, kui Venemaa võidaks sõja Ukrainas. Me ei saa seda lubada. Ja meil on liitlased NATO-s, partnerid Euroopa Liidus, kes on põhimõtteliselt meiega täiesti samal seisukohal. Nii et me ei ole selles üksi. Ja see Venemaa oht, mis on meie julgeoleku jaoks eksistentsiaalne, me peame leidma kõik võimalikud viisid, et seda maandada. Jah, koos oma liitlaste ja partneritega. Need arutelud selle üle, kuidas on võimalik võtta kasutusele Venemaa külmutatud varasid. Neid peetakse aktiivselt praegu Euroopa Liidu raames, G7 riikide vahel ja ma arvan, et on siin inimesi, ma arvan, Aivo Orav ootab ka, et ta saab rääkida, tema oskab täpsemalt kommenteerida neid arutelusid Euroopa Liidus, aga tõesti, see taustatöö käib ja väga suure huviga vaadatakse Eesti poole, et millise lahenduse Eesti leiab ja kas sellest on võimalik eeskuju võtta. Väga hea, ma arvan, et äkki härra Orav räägib ära. Ma tahaks oma küsimusega ikka lõpule, mul on sisuliselt üldse vastatud. Mis mõttegi, et proua Raik ütles, et härra Oraval on parem ülevaade vastus selle samale küsimusele, et äkki härra Orav räägib ära ja saate küsimuse suunata temale. No siis tuleme tagasi selle juurde. Me võime tulla tagasi, siis saate küsimuse suunata härra Oravale uuesti. Ja palun,
Härra Vooglaid, kes soovite veel küsimust täpsustada? Jaa, soovin küll. Aitäh teile võimaluse eest veel sõna saada. No alustame siis sellest, et tegelikult fakt, mis vajab siin ka selgelt väljaütlemist, on see, et mitte ühegi teise Euroopa Liidu parlamendis, nagu meile härra Orav kinnitas, kui ma õigesti aru sain, ei ole esitatud vastavasisulist eelnõud. Ehk siis teisisõnu see, mida proua Raik ütles, et teised tulevad järgi, mingit tõendeid selle kohta ei ole. On lihtsalt spekulatsioon, lootus, jälgitakse, arutatakse, aga ühtegi sellist nagu reaalset fakti, millest nähtuks, et päriselt on käivitatud vastavad protsessid seadusandlikul tasandil, siis ma saan aru, et ei ole. Et see on ka väga oluline öelda, et ainult Eesti teeb ja mitte keegi teine tegelikult ei tee veel praegusel hetkel. Ja mis ma lisaks ütleksin on see, et te, härra Orav, ütlesite, et see asi võib päädida sellega, et käib läbi kogu kohtusüsteemi ja siis Euroopa Liidu kohus ütleb, et tegelikult selline lahendus ikkagi ei kõlba. No esimene asi, mis ma selle peale ütleks, on see, et ta võib juba Riigikohtus väga vabalt pidama jääda. Sellepärast, et minul juristina on küll täiesti võimatu näha, kuidas selline plaan võiks Riigikohtus heakskiidu saada. Kui ikkagi põhiseadus ütleb täiesti selgelt, et omandit ei tohi võõrandada ilma kohese ja õiglase hüvitiseta, ja tegelikult inimestele antakse mingisugune paber ja selle kohta öeldakse, et see ongi teie kohene ja õiglane hüvitis. No ma tahaks näha, kuidas Riigikohus selle gümnastika ära teeb, et ütleb, et see ongi nüüd siis kooskõlas põhiseadusega. Aga teine asi, mis toob mind küsimuseni, on see, et aga miks mitte talitada sedapidi, et kõigepealt töötada välja see eelnõu, nagu ongi tehtud Välisministeeriumis, siis taotleda Euroopa Liidu kohtult sellele esialgset hinnangut. Ma ei tea, kas selline mehhanism on olemas või ei ole. Ja siis hakata vaatama, mida sellega parlamendis peale hakata, sest et väga tobe oleks ju tegelikult see, kui võtta parlamendis seadus vastu, lasta see läbi kogu kohtusüsteemi ja siis asi takerdub kas Riigikohtus või Euroopa Liidu kohtus ja tegelikult kogu eelnev protsess osutus sellisel juhul mitte ainult mõttetuks, vaid ka kahjulikuks, sest siis peab ilmselt Eesti riik hakkama, ma ei tea, kas peab, kui seadus on jõustunud ja selle alusel on hakatud juba seda konfiskeerimist ellu viima, siis ilmselt võib asi päädida mitte sellega, et lihtsalt tuleb vara tagasi anda, vaid tuleb hakata kahjuhüvitisi maksma inimestele õigusvastaselt võõrandatud vara eest. Et see oleks nagu täielik katastroof, kui niipidi asja teha. Et mu küsimus seisnebki siis kokkuvõtlikult öeldes selles, et ma ei tea, kas härra Oravale või nüüd kellelegi teisele siit, et mida saaks teha selleks, et taotleda eelnevalt hinnangut nii Euroopa Liidu kohtult kui ka Riigikohtult, mis siis näitaks, milline selle asja perspektiiv üldse on. Aitäh. Aitäh. Härra Vooglaid, palun. Ma võib-olla kolleeg Anastasia Kovalenko-Kõlvarti tähelepanekust tõukudes mainin küll omalt poolt ka ära, et ega tõepoolest teie ei ole öelnud, et see on põhiseadusega vastuolus, aga me arvame, et see tuleks parlamendis nii ehk naa vastu võtta, et see oleks täitsa skandaalne. Aga põhimõtteliselt on see õige, et hea õigusloome peaks lähtuma sellest printsiibist, et kui tegelikult teatakse, et asi kas on või väga suure tõenäosusega on põhiseadusega vastuolus, siis ei tohiks seadust vastu võtta. Et selline lähenemine, et võtame vastu ja vaatame, et küll siis Riigikohus lõpuks ütleb, et kas ta siis on või ei ole põhiseadusega kooskõlas, et see tegelikult nagu õigusriigi printsiibiga mitte kuidagi kokku ei lähe. Ja ma saan aru, et siin tuleb eraldi arutelu selle seaduslikus õiguslike aspektide vaatepunktist, aga kuna mina siis ka siin ei viibis, ma ütlen omalt poolt küll ära veel kord, et mulle tundub, et tegelikult see on nagu elevant toas. Et on suur häda, eks, et on poliitiline eesmärk võtta need varad kasutusele ja sellest on täiesti arusaadav, eks ole, et õigluse vaatepunktist see ei ole kuidagi pidi mõistetamatu, aga millest on küll hästi kahju, on see, kui see tabu, mis murtakse, on siis see, et tegelikult ikkagi kõiki poliitilisi ambitsioone tuleb ellu viia viisil, et ohvriks ei tooda nagu austust põhiseaduse vastu. Et mulle tundub, et elevandina toas on ikkagi see arusaam väga selgelt olemas, et siin on selge vastuolu põhiseadusega ja ma ütlen veel kord, mina ei kujuta ette, kuidas sellest üle saada. Kui ikkagi on öeldud, et tuleb maksta kohest ja õiglast kompensatsiooni vara võõrandamisel, siis mingi paberi andmine, mille kohaselt sa võid kuskilt kolmandalt isikult minna ja taotleda kompensatsiooni, kusjuures kõik teavad, et seda mitte kunagi, mitte mingil juhul niikuinii ei saa. Selle on ilmselgelt ei kvalifitseeru, aga aitäh. Kas ma võin sellele vastata? Jah, palun. No vana hea tõde on, et kui on ruumis minu praeguse lugemise järgi vist enam 3 juristi, siis on kuskil 4-5 arvamust, eks ole. Ja sellega ma kindlasti ei nõustu, et ametnikkond oleks siin kuidagi rakendatud puhtalt poliitiliste ambitsioonide läbisurumiseks ka õigusloomes, sest nii me õigusloomet ei tee Eesti riigis. Ja tõepoolest, et ka mina ise, ma julgen väita, et
ei suudaks valmistada ette teadlikult põhiseadusvastast eelnõud, mida valitsusele esitada. Ja ka ei suuda seda teha minu meeskond ja see ei ole ka see ootus neile. Meie peame töötama ikkagi avalikus sektoris ja avalikus teenistuses vastavalt oma ametniku eetikale ja sarnaselt teenima Eesti riiki ja Eesti põhiseaduse piires ja raames. Küsimus ongi praegu, et kas selles küsimuses need raamid on nii üheselt selgelt, nagu te väidate, või on need raamid mõneti ka, ma ei ütleks küll painduvamad, aga vähemalt, et kas sinna raamidesse mahutuvad ka teistsugused lahendused, mida ka rahvusvaheline õigus ja Euroopa Liidu õigus ette näeb. See on see küsimus. Aitäh, see on väga hea sissejuhatus meie ülejärgmiseks istungiks, kus me jätame selle arutelu meelde, et ärme praegu seda siinkohal jätka. No nii, et natuke pikk sai see.